Tegemist on sellise väga omapärase skeemiga, et nad käivad lihtsalt ühe korra su arvuti läbi, saadavad kõik info, mis nad leiavad kuskile serverisse ja siis ongi kõik. Ülikoolis või esimesel töökohal tehti kunagi puust ja punaseks selgeks. Sul peab olema LinkedIn. Mitte sellepärast, et see oleks väga põnev, vaid sellepärast, et see oli töömaailma ametlik nägu. See oli CV, haridus, kogemused, oskused ja kontaktid, kõik ühes. Aga nüüd ma avan LinkedIni ja mulle vaatab vastu see. Sool tapab sind, kui sa just ei ela. Minult küsiti, kas sa oled vallaline. Ma ütlesin, ei, ma olen lahutatud. Miks ma lihtsalt jah ei öelnud? Juustuburger pitsa peal. See on kas geniaalne või kriminaalne. Ma ei suuda otsustada. Lahutatud perekonnad ei ole katki. Nad on suuremad. Ehita suurem laud. Perspektiiv. Ja siis mingi vend müüb premium domeene koos AI Anubisega. Tegelikult on asi naljast kaugel, sest kui platvorm, mis peaks aitama sul tööd leida, muutub kohaks, kus sa ei tea enam, mis on päris, siis see on probleem. Kas see inimene, kes sulle kirjutab, on värbaja või skämmer? Kas tööpakkumine on päris või ghost job? Kas postitused su feedil on inimeste poolt või on see kõik AI? Ja kuidas me jõudsime siia, et intervjuu katte all tahetakse tegelikult su arvutis paroole ja ligipääsu varastada? See skeem tegelikult võtab nendelt kurjategijatelt hästi palju kannatust. Kui nad tõesti leiavad selle õige inimese, siis nad võivad ikkagi sellest äärmiselt palju kasu lõigata. LinkedIn ei olnud alguses mõeldud selleks, et keegi kirjutaks sinna, mida Coca-Cola ja Espresso õpetas talle business to business müügist. See loodi aastal 2003 ja selle mõte oli ühendada professionaale. Inimesi, kes otsivad tööd, inimesi, kes pakuvad tööd ja inimesi, kelle jaoks on kontaktid osa karjäärist. Aastaks 2026 on LinkedInis rohkem kui 1,2 miljardit kontot. Kõige suurem võrdlus tänasega on see, et meil on sisuloojad, see on õppimise koht tänasel päeval. LinkedInis toimub värbamine, tööotsing, ta on ka tegelikult isiklik bränd. Need on kõik asjad, mida seal 2004 näiteks ei olnud. See oli nagu digitaalne visiitkaart, natukene kuiv ja igav, aga vähemalt arusaadav. No kui mõelda näiteks selline ajajärg 20 aastat tagasi, siis LinkedIn oli selline kontaktivõrgustik ikkagi, selline avalik CV-de andmebaas ja inimesed, kes seal olid, jagasid siis nii-öelda üksteise või teineteise kontakte. Kuid nüüd on tunne, et selle digitaalse visiitkaardi asemele on tekkinud Facebook, macho motivatsioonikoolitused, AI postituste tehas ja skämmerite paradis. Uuringutes leiti, et üle 40% pikematest ingliskeelsetest LinkedIni postitustest on tõenäoliselt AI-ga loodud. Kas sa AI postitusi oled sul näinud? No, ma arvan, et kui ma praegu LinkedIni lahti teeksin, see oleks vist esimene asi, mis ma seal näeksin. Et seda sloppi on seal tõesti palju. Ma arvan, et sa võid isegi täiesti sellisest tavalisest tööpäevast teha sellise LinkedIn-esk postituse, kus sa räägid, et sa õppisid midagi olulist ja mis sa siis sellest kogemusest endaga kaasa võtad ja mida sa võib-olla järgnevalt teed. See on see, mida mu hommikukohvi õpetas mulle business to business salesidest. Jah, midagi sellist. AI LinkedInis ei ole lihtsalt tüütu, vaid see hävitab platvormi põhilise mõtte. Kui sa aina vähem näed päris inimesi seal, siis tekib järgmine küsimus. Kas tööpakkumised ja värbajad on üldse päris? LinkedIn ise kirjutas 2026 aasta tööotsingu turvaraportis, et 62% professionaalidest on näinud tööpakkumist, mis tundus neile pettusena. 21% ütles, et nad on juba tööotsingu pettuse ohvriks langenud ja 30% ütles, et nad on sellele väga lähedal olnud. On tulnud ette olukordi, kus näiteks värbaja nime alt saab siis kandidaat tööpakkumise, aga
ma ütleks, et siin on hästi oluline ikkagi aru saada, et kas see värbaja töötab selles ettevõttes, mille alt see tööpakkumine tuleb. Seal on üks huvitav iseärasus on see, et keegi võib öelda, et ta näiteks töötab kuskil ettevõttes, aga seal ei ole mingit otsest kinnitust, et see inimene töötab seal ettevõttes. Et kui ma teeks endale uue kasutaja, ma paneksin oma töökogemusena, et ma aktiivselt töötan näiteks Google'is, siis kui sa otsid Google'it sealt otsingust, siis see näitab, et ma töötan seal alla. Aga no tegelikult ma ikkagi ei ole seal. Ehk pettus ei pruugi alati olla tere kallis, ma annan sulle 1 000 000 eurot. LinkedInis võib pettus välja näha nagu karjäärivõimalus. Aga kuidas see siis käib? Mis tööd sa teed? Ma peamiselt tegelen nutilepingute ja back-end arendusteenuste pakkumisega ning lisaks sellele ma konsulteerin ka krüptovaldkonnas ettevõtteid. Ja ma nägin, et sa saad väga palju scam-kirju. Miks? Sellepärast, et tegemist on sellise väga omapärase skeemiga, mille puhul tavaliselt kirjutatakse tarkvaraarendajatena, saadetakse selliseid fiktiivseid tööpakkumisi. Tegemist on ikkagi põhimõtteliselt nagu täiesti tavalise värbamisprotsessiga, et näiteks LinkedInis sulle kirjutab mõni värbaja, et neil on pakkuda sellist tööd, siis nad toovad seal töökirjelduse välja, mis on palk, mis on koormus ja siis võib olla mingid eeldused seal arendaja puhul, võib-olla nad paluvad sul CV saata, aga vahepeal on niimoodi ka, et nad lihtsalt vaatavad su tausta ja mõtlevad, et okei, me võime lihtsalt kohe näiteks sellise lühikese kõne teha ja siis sa räägid nendega seal kõnes natukene ja pärast seda lõppu nad võib-olla jätavad sulle nii-öelda kodutöö, mis on sellel alal on hästi tavaline. Siis sa tõmbad selle endale alla ning selle asja käigus seal kuskil taustal võib-olla mingi sellise hästi tavalise faili sisse on peidetud midagi halba ja siis see hetk, kui sa seda jooksutad, siis sul on arvutis pahavara ja sa isegi ei tea sellest. Mis see pahavara teeb? See põhimõtteliselt varastab hästi palju isiklikku infot su arvuti pealt. Pilvekeskkonna tunnused, võib-olla mingi konsooli sessioon, kui sa oled sisse logitud. Krüptoarenduse puhul on see, et sa tõenäoliselt ise kasutad ka krüptovaluutat, nii et sul on mõni rahakoti kuskil võib-olla vedeleb või on kuidagi projektiga seotud. Ameerika Föderaalne Kaubanduskomisjon kirjutas, et 2024. aasta esimese 6 kuuga kaotati tööpettuste pärast üle $220 miljoni. Ütleme, et sa mingi tõmbad alla selle, mis nad sulle saadavad. Kus sa lahti saad sellest? Pead formatima või? No selles mõttes sellest ei ole otseselt kasu, kui sa sellest lahti saad, sest see hetk, kui sa selle lahti teed, siis sellest juba tegelikult piisas. Et nad käivad lihtsalt ühe korra su arvuti läbi, saadavad kõik info, mis nad leiavad kuskile serverisse ja siis ongi kõik. Ma vaatasin natukene neid kirju, ja mina ma vaatan seda, see on lihtsalt tavaline kiri. Okei, muidugi vaata see järgmise pildiga, siin on aru saada, et täiesti erinevad inimesed, aga täpselt sama tekst, et building something that could completely transform midagi, on. Et siin ma saan aru. Aga kui see tuleks üksiku kirjana, et kõik ei ole samasugused, siis kuidas sa saad aru, et see üldse on nagu fake? Ma ütleks, et nendest sõnumitest tavaliselt neil on selline, eriti kui see on krüptovaldkonnas, on selline nagu selline hästi suur ja oluline missioon, mida nad tahavad läbi viia ja tahavad, et sina osa oleksid sellest. Ja siis lisaks neil on see kompensatsioon ka, mis neil seal tihti peal on. Et selliseid asju tegelikult igal ühele niisama ei pakuta. No jaa, aga nad ütlevad alati siin, et nad olid väga amazed sinu sellest kogemusest ja sellepärast nad ju kirjutavad sulle. Your background stood out. No jah, ma arvan, et nad meelega kirjutavad seda niimoodi, see on suurem tõenäosus, et sa vastad sellele. Et selle konkreetse inimese puhul ma nägin oma notificationitest, et isegi vaadanud mu profiili. Ja eesmärk on siis kas saada andmeid selle inimese käest, informatsiooni kindlasti nagu võib-olla selliseks suuremaks küberrünnakuks, et seal on mitu nagu erinevat võimalust. Millised on punased lipud siis nendel tööandjatel või pakkumistel? Üks on kindlasti see, kui nad pakuvad sulle kompensatsiooni, mis on turu keskmisest märkimisväärselt kõrgem või on selline oluline roll ja nad pakuvad sulle sellise paindliku koormusega.
ma ütleks, et kui see tundub liiga hea, et tõsi olla, siis see tõenäoliselt on. Nii et kui LinkedIn on täis AI jama ja pettureid, siis kas selle platvormiga on üldse mõtet vaeva näha? Lähme vaatame siis minu profiili üle. Mina tegin selle kunagi mingi äkki 1,5 aastat tagasi, sellepärast et mulle tehti selgeks, et see on kohustuslik, et see peab sul olema. Muud moodi ei saa lihtsalt. Nii et mul on siin tore profiilipilt. Professionaalne pilt. Nii et sobib ja tahtsingi selle bännerile just viidata, mis on pildi taga, et see on ka väga professionaalne sinu puhul, et viitab ja näitab ära, et millega sa võiksid tegeleda. Okay. Siis ma näen, et sa oled kirjutanud nime juurde kohe, et millega sa siis tegeled. Lühike, pigem konkreetne, ütleb, millega sa tegeled ja about ehk siis sinust midagi, eks ju. Nii, okei. Ma ütleks, et kui sa nüüd, kuidas siis öelda, ma täiendaksin seda. Ma võib-olla, et kõik ei tea, et kes on Roosa Banaanike, millega ta tegeleb, kuigi natuke vihjet oli üleval. Et võib-olla natukene pikemalt kirjutada lahti, et kes sa oled, mis su kirg on, mida sulle meeldib teha. No ma experience seal olen väga nagu lahti kirjutanud, kohe võime seda vaadata. Ja see ongi õige, et sa kirjutad experience'i alla lahti iga siis selle töökogemuse. Jah, väga hea. Ja skillid on sul ka määratud, ehk siis räägime eesti keeles, oskused, et oskused võiksid olla määratud, sellepärast, et kui keegi hakkab tegema otsingut, millist inimest tal on vaja, siis ta kasutabki tegelikult skill'e, et seda otsingut teha. Mis on puudu? Võib-olla keeled, ma näen, et su profiililt on puudu. Väga hea, et hea on lisada sertifikaate ja erinevaid litsentse ka profiilile, kindlasti. Ja siis siin oli Honors and Awards. Just. Mind nomineeriti Eesti Päevalehe mõjukates, nii et ma mõtlesin, et last olla siin. See on suht uhke asi. Ja tegelikult LinkedIni profiilil võikski olla sellised saavutused või projektid ka, et mida sa oled siis teinud. Nii palju, kui sa nendest rääkida muidugi saad. Nii et igal ennast lugupidaval inimesel peaks olema üks korralik LinkedIn või? Võiks olla. Ja kui räägime üleüldises plaanis, mitte ainult töö otsimisest, et tegelikult LinkedIn on ju ka õppimise koht, et sul on võimalik seal teha ka erinevaid kursuseid ja ka õppida. Ja kui rääkida tööle kandideerimise vaates, siis see võiks olla olemas, sellepärast, et see annab sulle lisareklaami sinu enda kohta. Ärme siis unusta seda, et LinkedIni taga on ikkagi see päris inimene, eks ju. Ja kui see päris inimene satub näiteks siis kandideerimise vaatest intervjuuvooru, siis LinkedIn ei aita, siis tuleb päriselt ennast näidata, milline ma inimesena olen. Aga mis te arvate? Kas te ise olete LinkedInis aktiivsed? Miks? Ja kas te olete tähele pannud platvormi allakäiku? Jätke oma mõtted ja arvamused kommentaaridesse.